kuidas me küll siia jõudsime? Vaadake nüüd. Läheme tagasi. Ja kaist on valmis! Võta käsile siis järgmise projekti, milleks on siis voodi esimene ots. Ehk siis siin on see platte peal ja siis siia oleks vaja teha mingisugused tükid, et see nurk siin kinni katta ja see siin oleks üks ilus ühtlane pind ja siia tulevad siis pärast soojatoru ots, teine soojatoru ots ja võib-olla mõni pistik lülitiga. Ehk siis just esimese raksuga ma hakkangi kohe tegema seda poolset tükki, et lihtsalt ilmselt omajagu kopeerimist, et ta ilusti siit vasta jookseks. Ja siis kui see on paigas, siis vaatame selle vahetüki ka. Siia peale ma ei lasta täna. Siuke lagi on pandud. Kusjuures me mõtlesime... Ja olen seda elektrisüsteemi siis siit edasi nokitsenud, et kui siin paigutsed asjad said paika, siis nüüd ma olen tegelenudki järgmise osaga, milleks on kaablid. Ja ma hakkan siis siit järjest nagu tagantpoolt tulema, et sealt tulid need ventikaabel, LED-kaablid ja solar. Ja panin siis need nipukad. Siis meil on siin üks harukarp, kus on siis need LED-i ühendused. Et meil on lihtsam oli niimoodi vedada, et LED-kaablid tulevad kilpi ja siis lüliti tuleb siia ette otsa kuskil siia kapi külge. See tuleb ka kilpi ja siis ma panen harukarbis lihtsalt õigesti kokku. Et niiviisi on nagu vähemalt kus selles konkreetses näites oli kiirem, kui oleks vedanud, ütleme siit lülitini ja siis toide lülitisse ja siit tagasi, see on nagu pikem jooks. Tseik 10+, viimane tseik ka, ehk siis jääb niimoodi. Väike käpp siin on, aga kuna see sein läheb alt liimiga paika, siis on see igati okei. Ja kas just on näpud ka. Asja tegi keerulisemaks natuke see, et ma liigutasin teda alt ka natuke iga kord. Küll ta oli mul siin, küll ta oli mul siin, küll ta oli mul siin. Ma ei olnud päris täpselt seda. Ja viitsid see kaugust millegust ära mõõta. Kus täpselt peab olema, ma arvasin, et see ei mõõta nii palju, see sent, aga kuna see kallak seal on
võrdlemisi järsk ikkagi, siis iga liigutus seal mõjutab, pluss üleval samamoodi, et kus ta siin täpselt on, üllatus, mõjutab ka. Ehk siis nende kahe koosmõjul läks võib-olla mõni katsetust rohkem, kui oleks tahtnud. Aga üldse põhimõtteliselt on selle osaga on hästi. Ehk siis nüüd ma pean panema selle tüki siia, boom, kuidagi kõigepealt mõõtu lõikama, lühemaks lõikama, paika. Ja siis saab lõigata selle õigesse mõõtu. Ja siis saab need omavahel nurkadega kokku panna ja siis ilmselt nii nad jäävadki siia omavahel nurkadega koos, aga üleüldiselt. Ilmselt panen ka siis selle külge nurkadega kinni. Aga ma neid kohe liimima ei hakka, et äkki on veel mingi aga, mis selgub hiljem. Ehk siis lõikame nad pikkusest mõõtu ja paneme kinni ja siis on teise poole kord. Nurgatükid olemas, nüüd vaja veel ära kantida ja siis kinni panna ja kõrgusest on vaja veits lühemaks lõigata. Pluss see nurk läheb siis ilmselt kerge raadius alla. Easy come and easy go. I'm just used to what I know. Maybe if I left you in a cold, I'm so sorry. I just need someone to vent to. Maybe if there was a problem, I would be here to fix all your issues. Yeah, talk to me nice. I just wanna play it right. I just want it bedside. Baby, come over tonight. I'ma show you what it's like. I'ma make it right. Yeah, talk to me nice. I just wanna play it right. I just want it bedside. Elektriga viimased uuendused enne, kui valmis saab. Ja olen siin toimetanud edasi, et viimane kord siin oli solarid asjad. Siis nüüd on mul ühendatud ära 12 voldi kilp, kaitsmekarp siis õigemini 230 ja inverter on, vähemalt toide on ühendatud, inverteri kaabli otsad on veel lahti. Siia on plaan teha siis üks suur, ilmselt ma olen rääkinud mitu korda juba, aga üks suur 1,5 meetrine välja tõmmatav sahtel. Siinid, parajad tangid ja veits on küsimus, et kuidas need korralikult kinni saada. Et esiteks need pineerid asjad on kõik pahust. Ehk siis sinna lihtsalt mingi väikse kruviga kinni panna tundub nagu patt. Ja võiks mingi tinklid asjad alla olla, mis neid normaalselt kinni hoiaks. Ja ka põrandaga rohkem seoks, et kui siini reiting vist on 250 kilo, et kui see siin mingisugune 200 kilosid otsa pealt teda surub, siis see ka teises otsas on päris korralikult jõud taga. See on nüüd 100% overkill. Ta võiks hoida, ma arvan. Aga sellest oli sellise kõrgusega, meil ei olnud teist sellise kõrgusega, see on 70 minu arust. Et lihtsalt, et muidu kui ta on madalam, siis need kinnituskohad jäävad see nurga tagant välja. Ehk siis läheb paar sellist, auk on üleval ääres. Ehk siis paneme paari läbi sellise nurga ta kinni, siis nii seina külge kui põranda külge ja poltidega. Praegu ma pajutasin kruvidega, teeb mingisuguse kasti siia peale, vaatab, kus see sobib. Ja kui kõik on timm ja norm, siis saab päriselt kinni panna ja meil ei ole ka praegu õiget polti, et ta päriselt kinni panna.
No nii. Nüüd lõpuks sain siis mõlemale poole need küljetükid tehtud. Kui need mõlemad torud siia tulevad, ise mingid pistiklased ka, siis siin see ala ei ole nii suur, et ma arvan, et siia otseselt midagi tegema ei hakka, aga sellele poolele mingi variandi peab välja mõtlema, vaatab, kuidas parem tundub. Aga millest ma tegelikult üldse tahtsin rääkida on see, et kui need on valmis, siis järgmise hooga ma teeks valmis siia keskele sahtlid. Ehk siis siia tulevad välja tõmmatavad sahtlid. Plaan on siis paigas, ehk siis teeme siia vaheseina. Teeme täis laia, täis kõrge. Tegelikult see tükk on võrdlemisi väike, mingi 30 korda 35. Teeme see teist laia tüki, paneb alt nurkadega kinni, ülevalt läheb voodiplaat külge ülevalt kinni ja siis selle külge paneme siinid. Tuleb 2 sahtlit, siinid paigas, siis mõõdab põhjade laiused, lõikab põhjaplaadid, lõikab sahtli tagused, laseb need kinni, vaatab, kuidas kõik sobib, tundub ja siis, kui kõik on ok, teeb esisid ka. Ehk siis sahtlitükid on olemas, kanditud, teise sahtlid, siinid, asjad tükid on olemas, kanditud ja ka esised on mõlemad olemas, kanditud. Boom, võiks nagu õigesse kohta panna. Olemas ja õiges mõõdus. Ehk siis nüüd peaks tulema kõige raskem osa. Ei tea, kui raske see on, aga siin on lihtsalt eksimisruumi kõige rohkem. Oleks pidanud esised ette panna. Ja panna nad siis niimoodi, et mõlemale poole jääks külgedele õige vahe ja alla jääks õige vahe ja ülevalt jääks kõik sirgelt. Sain sinna üles mingid tinnutused tehtud, mõtlesin, ma jooksuks proovin enne üle ka, enne kui ma lõplikult asjad kinni panen. Panin
otse aku siis teisele poole peale ja tundub, et innutustega on hästi. Panin veel sinna ka seda kuuma liimi veidi peale, et see aitab ka siis natuke asju koos hoida. Nüüd ma korra proovin, et kas sinna see, mis see siis, diffuuser või, hajuti või, kas siia see kate peale läheb või mitte, et kas see kuumliim jääb seal kuidagi ette või mitte. Loodetavasti ei jää ja siis, kui sellega on hästi, siis ma üritan ülejäänud selle leedi siia soonda ära saada, et tegelikult oleks mis selle laua peale ära teha ilmselt. Või siis tegelikult nüüd veel targem. Äkki ma teisel pool teen. Kurat, miks ma selle peale ei mõelnud. Peaks sealt otsast ta sisse tõmbama. Sest ta praegu läheb kuidagi rõvedalt, ta on rõvedalt täpne. Ehk siis tal on vaja kuidagi veits diagonaalis panna, aga siis ta poob kannasse kuidagi vahele kinni. Ehk siis tal on ülirõve panna siia. Aga äkki teisel poole siis otsa pealt lihtsalt sisse tõmmates tunduks ülimalt mõistlik. No. Ma käisin Sammi kontserdil. Seal Patareis. Jaa. No nii. Oota. Nii, oota. Ja, väga hea. Oleks vaid abikäsi, aga... Oi, neid ei ole siin. Nii saate. Nii, ta hoiab tagant. Sirgeks, jaa, 3 meest on ikka 3 meest. Kohale pidi ikkagi tooma. Oba. Kirst läheb sisse. Oot nii. Siia ette on katet ei tule. Jah. Saab kohe langevajad sisse igata. Oot, on asina. Laibad, värgid. Jah. Siin ei pole vajagi. Siin ei pole vajagi, jah. Kuidas nüüd neid külge paned? Ma ei panegi. Ei pane külge? Milleks? Siin on lihtsalt välja tõmbamiseks? Jah. Okei. Nagu stiil, vaata. Davai. Pildi jaoks. Davai. No nii, mina tegelen katuseluugiga siis siin, et neid tsooni täita, sai liimitud siuksed nagu 2-sendised ribad alla, pulgad. Aga mille peale ma ei mõelnud, et see katuseluugi äär on nagu kumer ja siis
need ribaservad jäävad näha. Siis mõtlesin, et suht ainuke tööriist, millega neid ära lõigata, on feenisaag või mis iganes nurgasaag. Kuigi see on suht siuke unpredictable, ettearvamatu, siis ma arvan, et need nurgad saab kergelt maha. Ja siit hiljem läheb silli täis, nii et võiks väga palju probleeme olla. Aga muidu 2-sendised ribad, jumala fine. Ja jah. Pärast natuke primeri ja siis läheb juba liimi alla, et väga palju siin teha ei ole. Ja kurat, klotsid on ära. Alt on timmis, jah? Õhutur on küljes klambriga, jah? Õhutur on küljes klambriga. Alt sai puhtaks, kõik tööristud said ära võetud. No, peaks olema, jah. Teise ka. Ma siin nende esistega olen siis nii kaugele jõudnud, et esipaned on omavahel koos, panin siia ka õhutraugud külge, tegelikult oli siin pistik küljes, valguslülitid on siin, need lülid ise on küljes, kaablid veel taga ei ole. Aga enne kui ma siin neid kaablid asju torus ühendama hakkan, siis võiks ta püsivalt kinni panna. Ehk siis ta läheb seespoolt paari nurgaga selle seina külge, põranda külge, siit tagant läheb seina külge, aga siis alumine äär läheb liimiga plastiku külge, et ta sealt ka kuhugi minna ei saaks. Ehk siis ma panen nüüd ta korra paika, peaks siit plastiku pealt ka ära teipima ja siis mingi ports liimi alla ja paneme kinni ja peale seda siis ma ühendan need lülitid ära ja paneks need 2 õhutoruga siia külge ära. No. Okay. Vintsid asjad on kaasas? Vintsid, jah? Vints on... No ja see vool läheb sellist, läheb süsteemi, aga... On suva.
Nude'ile panna. What the fuck see tähendab? Wow, kui lahe. Nüüd kui luuk on peal ja paneeliga on kõik hästi, siis saab minna auto õue ajada ja teha veetesti. Siis vaataks üle, et kuskilt vahelt ei lekki ja ka see kaabli läbiviik ei lekki. Ja kui sellega on hästi, siis saab selle alumise raami ka panna, et seda kaabli läbiviiku tahab. Siin on väike praegu, sealt vahelt saab vaadata. Et ei ole mõtet alumist raami endale ette panna sinna, enne kui see kõik on testitud. Tahad kurta ka muret? Mis muret? No mis ei ole juba päris suur, tegelikult võib-olla ei ole mure, aga mis korra oli mure? See laius või? Jaa. No jah. Ma tegin need kõik tükid, tegin 10x89. Et tundus, et kõik on võrdsed, tundub mõistlik lahendus. Aga... Jaa, sest tunnel on 10x10 ka. Tunnel on 10x10. Aga siit ju läheb, see võtab 1,7 milli maha ja teiselt poolt samamoodi. Ehk siis see vahe siia ei jäänud 10, mis nagu oleks võinud olla, vaata. Aga nüüd see on mingi, 10 miinus 1,7 miinus 1,7, mis iganes see on. Aga mahub, toru mahub täpselt vahele, juhtmed laatab siia peale ja timi no breaks, pole mingit probleemi. Ja ma hakkan nüüd, panin need lülitid siia paika, või lüliti. Aga mul oli 2 kaablit siin ja ma ei tea, kumba leedi lülitab. Ehk siis peaks korra voolud sappa panema. Aga kuna siin mul pole veel akut paigas ega akukaablit paigas, siis ma panen lihtsalt laadija selle, mis siis on, jaotuslati külge otse. Ja loodame, et siin mul on kõik valmis ja kõik juhtmed koos, et siin mingit pauku ei käi. Opa! Nii. Ja nüüd. Äigib pidi see. Ongi nii või? 50-50 oli. Ma ei tea, mis nagu situatsioonis sa oled nagu. Ma tahtsid naid see põleks. Ma tuleks eraldi timmerdada ka ennast. No siis, kui sul akud tihad on. Tegelikult vaat seda, see on päris äge. Filmid niimoodi või? Teed nagu mingid haigeid kaadreid või? Damn, son. Where'd you find this? Nice. Damn. Mida vittu. No mees. V-test vol 2. Jaa. Näita rahvale ka, kui kuiv on. No vaata. Rahvas kirjutab, aga näe, seal on üks disk. Ja nüüd sealt august vaatas läbi viiku ka, sa võid sealt küll uuesti vaadata. Jaa. See valgus ei näinud, siin ei ole valgust ju.
paneks nüüd tagumised ka ära, siis puuriks uued augud. Siin läheb mul nurgast. Mina see kurit katsin, et mis sa tahtsid? no. Või see on nagu... Ei, aga kui nüüd... Silla arhitektid peavad ise olema esimesena sõitma silla all, kui... On. Et sa oled peale ja Hans on all. Ei, aga kui putsi läheb. Sa lükkame korra sahti kinni ja teeme niimoodi alguses. Kuidas? Sa oled niimoodi, siin peale alguses. Nüüd selle peal. Kui putsi läheb, siis tuleb kiirelt. Sa maksad kinni? Mina ei maksa sitta kinni. Nii. No. Ma verega maas ja sul upud siis on nagu... Siis on vähemalt sabakond kindlalt läinud. Kuuldi raksu? Mingi raks käis? Ei no see oli see, läks lukku. Ei või? Aga see on kahtlane, pigem mitte. See tundub 200 kilo ma ei ole. Oled tulnud kulta või? Painu pole või? Natuke ikka, aga ei ole nagu midagi nii hullu. Jah, ma arvasin sellega. Hea alguseks. Outrocks, jah. 6. No. Oleks esine nagu full pime, vaata, siis ei... See ei peida ära niimoodi maani. Saaksid nagu ühed varbad ära peita, aga ei, teised on ikka väljas. Nüüd ütlevad, tere tulemast Camping Van. Jaa. YouTube'i kanal. Uus episood. Kuidas me küll siia jõudsime? Vaadake nüüd. Läheme tagasi. Kast on valmis! Autot peale. Jah. Ei no mahub. 200 kilo, ma arvan, ta kannatab ära, kui see on niimoodi ühtlas. 200 kilo siia otsa ma ei usu. Esimene emotsioon. Võid taas näidelda esimest avamist. Ega see head, võita veel. Okei, on väljas ka? Läks lahti? Jaa, pane kinni ja lahti korraga. Iivar olemas. Ma ei tea, kuidagi võrreldes Max, ma ei tea, Max Fan näeb kuidagi mõnest teistmoodi ikkagi välja. Ma ei tea, kas lahti seada on kuidagi teistsugune, ma ei tea. Seksi. Ja võib-olla tuleks päris hea. Laadi 2,5 amplit on praegu. 2,6. Seda võim põhjas praegu. See on põhjas ja lamp ka töötab. Pane ta lamp kustu, see vist on nii väike valgus, et see on mingi 0,1. 0,5 amplit. Null jah. Null. Lambi. DDR4 RAM-i.
ketas. Mul on... sul on MMVM. Mul on M-punkt. Mul on mitu kõvaketast. Mul on SSD. Okay. Tšekki seda käib. Oo. Kaamera pealt pole kumbagi näha. Teine on päris täpne. Mis sa ütlesid? Sellega võib sõita küll, jah? Jah, vahet tegin. Korda. Kui vaatad, siis nad on enam-vähem ikka kõik. Võib nagu, on lootust. No, Kas seal on vaja midagi teha ja Hans vaatas isegi üle ja ütles, et ei ole. Noh, ainult 50-55... Ei, silma jäävad, siis siin on mingi On. valge musta segu. Tee ilusaks. Mida vittu siin juhtus? Saab nokkida? Värvin punaseks. Läks välja vaatama, siis kuidagi nii vaata. Kaitse väljas. Kena piruk. Ei ole väljas. Pongi endal madrassi. Mis teeb ma välja jätsin siis? Need araablased, kes UK-d üle võtavad. Vaata sahtel on jah. See on otse siia. No. See nagu ei oleks siia loodud. Midagi on valesti ja ei sobi nagu. On mingi, oota. See on mingi imelik pool. Seda pilti ikka ja jälle saavad anda. Что? Aga... Küttekontroller sai siis teise kohta liigutatud. Siin madrats läks pihta ja siis see tuli lahti meil ja saime aru, et halb koht, liigutasime ka ringi. No nii, ja nüüd lõpuks valmis ta saigi, et teeme kiire tuuri, mis me lõpuks ära tegime. Alustame igavalt poolt. Paika sai siis üks osa elektrist. Sai paika välipistik. Siin kuskil kodus või Karamäe voolu tahad. Kas nagu kus tahad laadida või lihtsalt pistikutest veel rohkem voolu, kui läbi inverteri tuleb, siis sealt paned juhtu sappa. Väljast katusele üks paneel, katusluuk. Ja siis siia ühele uksele sai aken peale, mis on siis ka nii-öelda käib lahti. No. Kaunis. Vot. Ja uks lahti lükkame, siis wow. Selline ta on. Hetkelahenduses siis suures plaanis üks suur voodi. Mingi hetk nüüd talvel on plaan teha siia ette ka kööginurk, aga me ei hakanud seda praegu tegema, sest ilmad on ilusad ja kui me oleks seda tegema hakanud, see oleks veel rohkem aega võtnud, ehk siis klient saab nüüd vahepeal mingi periood autot kasutada, vaadata, kuidas tal sobib, kas ta tahab veel midagi muuta ja siis talvel võtame selle kööginurga käsile ja mine tea, võib-olla veel mingid nipet-näpud asju. Aga kogu mööbel siis, suures plaanis üks suur voodi, kogu mööbel siis lamineeritud vineerist. Siin ees on 2 sahtlit.
jäävad lukus. Lüliti pistikupesa, soojapuhuri ots ja see on siis auto endal on ka kongisoojendus, ehk siis kongisoojendus on veel eraldi. Vist juba ütlesin, kogu mööbel tuli lamineeritud kergvineerist, tegelikult see veel eriti kerge, siin on vaht keskel. Põrand on PVC ja lakke sai siis selline päris äge, ei tea, mis siis on, pildi peal lipid. Et päris sleek. Ja tagant saab ilmselt ägedama vaata sellest. Kuid vaata. Boom. Luuk on elektriline, praegu siin käib põhku ringi. Pult on ka kuskil vedeleb. Taga vist, siitsid võtta. See on tuled ka küljes. Jah, tuled ka küljes. Wow. Karra peale on panna. Boom. Siis, seda oleks teiselt poolt näinud paremini. Siin voodi juures on ka tegelikult siis üks pistik, gaasiaegne pistik, sigarisüütaja ja inverteri lüliti on viimane asi. Plus siis siin on see puhurekraan. Vot, ja ilmselt, ei tea, kas on kõige ägedam asi, aga igal juhul äge asi on siis taga panipaigaks üks suur sahtel, kuna siin on pikkust nii palju, voodi on 2 meetrit. Ja ette üle 30 sendi sahtel teha tundus natuke liiga optimistlik just selle köögi pärast. Siis tegime taha ühe suure, et täpselt kilosid palju kannatab ei tea, aga mina ja Mille olime sees, nii et 150 kilo ikka. Ja jah, lahti olles lukustab, kinni olles lukustab ja kui niimoodi ükskord siis veidi kubiseb, aga ma arvan, päris okei asi. Elektrivärk. Meie siis, see peaks olema M-komplekt, kui ma ei eksi nüüd, ehk siis 1200 multipluss, umbes 1000 vatti inverter, 50 amprit laadimispistikust, 200 amprit liitiumit ja siis päikesepaneel, siin on kaitsmepesad, massilüliti, veel kaitsmepesasi, veel kaitsmeid ja sõiduaeg laadimise seade on ees istme all, ehk siis sõiduaeg laab ka 50 ampriga. Ja kui sa nüüd sealt kaamera siin taha näitad, siis puhur on siin, teeme niimoodi siis korra, puhur on seal taga. Nii. Ja puhur saab õhku peale siit siis. Yes. Eraldi pere. Ja muidu, praegu ei olnud, aga muidu peaks see gaas siin olema, et võimalik, et see on juba teine take sellest filmisest. Ja siin otsa peal on siis ka üks väike panipaik, kus saab lihtsalt üle ligi, siin midagi huvitavat ei ole. Ja siia tuleb ka sooja puhurist. Ja selline ta on. Hetkel siis vähemalt selle autoga videotest kõik. Mine tea, eks siis talvel tuleb veel lisaosasi. Aga loodan, et videod meeldisid. Midagi on, andke kommentaarides märku. Like ja subscribe alati teretulnud. Ja näeme juba järgmise projektiga, mis on who knows. Võib-olla selleks, kui video välja läheb, äkki tuleb mingi pilt sinna lõppu.